Valitsus tutvustas täna oma energeetikaplaani. Tuulikud, gaasi- ja tuumajaamad, salvestuslahendused, plaaniga kaasnevad ka tuuleenergia hanked ja toetused omavalitsustele, kes on valmis tuulikuid rajama. Vähem kui aasta pärast on ilmselt uus valitsus, kui reitinguid vaadata, ja sellel uuel valitsusel oleks ilmselt energeetikast täiesti teistsugune nägemus, et kas ei oleks aus oodata järgmist valitsust? Energeetika valikud ei ole kuidagipidi ideoloogilised, et majandusinimesena ma vaatan, et missugused investeeringud on kõige efektiivsemad, kõige kulutõhusamad ja see ei ole fossiilsed kütused. Riik plaanib tulevikus toota elektrit peamiselt uutest tuuleparkides, gaasijaamadest ning kaasa aitavad salvestuslahendused. Umbes 10-15 aasta pärast võiks lisanduda ka tuumajaam. See tähendab, et välistatud on uued põlevkivijaamad. Mõnikord tuul ei puhu, päike ei paista, teistes riikides hakkab ka defitsiit tekkima, nad välisühendusi ei taha, gaasi hind on praegu väga imelikke asju maailmaturul tegemas, et aga põlevkivi oleks see, mis meil oleks kogu aeg olemas. Põlevkivi ongi meid väga hästi teeninud, lihtsalt oleme jõudnud sinna punkti, kus enamik põlevkivijaamu ongi sõna otses mõttes pensionieas. Neid on vaja asendada, aga uut põlevkivijaama ei hakka keegi ehitama väga lihtsal põhjusel, sest hind megavati kohta oleks umbes 5 korda kallim kui näiteks võrreldav gaasijaam. Senised põlevkivijaamad hoitakse töökorraks juhuks kui vaja. Eesti põlevkivijaamad, välja arvatud Auvere, ehitati umbes 60 aastat tagasi ja nende tööjaks alguses planeeriti 40 aastat. Uusi põlevkivijaamasid saab kahtlemata kaaluda teiste hulgas ka, et lihtsalt kui me vaatame seda, et milline võiks olla kokkuvõttes kõige soodsam, siis põlevkivijaam ei pruugi olla väga hästi konkurentsis võrreldes teiste jaamadega. Lihtsalt võrdlus, et kunagi Auvere elektrijaam ehitati umbes samal ajal kui Kiisa elektrijaam. Üks on gaasi peal, teine põlevkivi peal ja nende hinnavahe oli jämedalt 5-kordne. Lisaks ehituse hinnale mõjutab põlevkivi elektri hinda ka keskkonnatasu, mis teeb selle kallimaks. Euroopas arutatakse selle tasu muutmist või leevendamist, kuid kindlat otsust ei ole. Teil seda lootust ei ole, et see alanud diskussioon CO2 hinnast tähendab seda, et see lihtsalt lõpetatakse ära ja põlevkivi muutub jälle odavaks? Elame näeme, ma arvan, et peamine diskussioonipunkt praegu on, et pigem, et kuidas tekitada selgust tuleviku osas, et need hüpped ei oleksid väga suured, et nad oleks ennustatavad. Sest investorid, kui nad investeerivad näiteks uute asjade, uute elektrijaamad, uute tööstuste ehitamisse, nad tahaksid saada aru, et mis on plaanid 5 või 10 aasta pärast. Ja täna on peamine probleem selles, et keegi ei tea, kas 5 aasta pärast on CO2 hind 10 korda kõrgem või 10 korda madalam kui täna. Eelmisel aastal moodustas taastuvenergia tuulest, päikesest, biomassist 41% Eesti elektritarbimisest. TalTechi uuringu järgi oleks elektri hind Eestis kõige odavam siis, kui 70-80% tuleks taastuvatest allikatest. Selle saavutamiseks oleks vaja juurde ehitada vähemalt 100 uut tuulikut. Omavalitsustele, kes tuuleparke lubavad, maksab riik toetust, vähemalt 1 000 000 eurot. Ning 2 omavalitsust on sellele toetusele juba kvalifitseerunud, sest uutele tuulikutele on ehitusload antud.